tahad ise minna? Ma ei tunne siis. Sina tunned. Keldrikorrusel on tehtud väike näitus, mida me läheme nüüd vaatama. See Kuuba värk on selline, et mina käisin seal viimati 12 aastat tagasi. See vaene maa on minu jaoks väga armas. Nad on vaesed, nad on rõõmsameelsed ja me väga kõik tahame, et neil hakkab ükskord paremini minema. Ilmselt Toomas teab ka pärast midagi rääkida juurde veel, kuidas see täna on. Jaak on viimati käis märtsis seal. Ei, ma olin detsembris. Aga kes see märtsis käis? Jõule. Seda poissi pole siin. Me kuulime pärast uudiseid ka. Aga kui on joodud, siis läheme korraks alla, aga joome rahu, terviseks. Arst ütles, et jooge hästi palju, aga ta ei öelnud teie jaoks. Vett. See on ju, siin oleks väga hea, et kerakat visata. Tulge edasi. Aga saad istuda. mul on see. Sa võid sinna poole istuda. Ei, sina. Mis sul seal? Seal on kõik käe pärast. See Kuuba. Sa jääd minu selja taha. Mul ei ole seda. Tule siia. Hoid seda kalendrit. Seal on palju. Küll ma saan. Mis aasta oma? Siin on mõningad väiksed meened, mida mul on aegade jooksul olen korjanud ja kogunud ja enne tembrit oli nendest väga suur hais. Ja saate vaadata kõik. Toomase jaoks on vist kõik peaaegu tuttav. Jah, aga ma ei tegi. Vaatan, kes selle kirjutas. Korvits, jah. Siin on see Rain Urpsaru, Rain kirjutas ka, tervitas ja ei saanud tulla. Ta on kirjutanud selle raamatu. Siin on suure hädaga sain osta Kuubast tookord heliplaadi. See oli eriti saatkonna abiga ja kõik sealt. Ferdinand oli ka siis sellel ajal. 2 korda. Jama oli see. Aga mis see ei müüdud või? Ei lubatud tuua. Ei lubatud. Ja ime, et nende teokarpidega üle saime. Täna ei saa neid ka enam tuua. Kas meie hulgast on ka keegi, kes sai Raul Kastrolt templi ajal rummi? On teie hulgas kedagi? Ei, mina ei saa. Peale minu. Sina said? 2 pudelit. 2 pudelit. Isiklikult Raul Kastrolt. Rauli käest. Raul on muide praegu olemas. Rauli käest sai. Jah. Raul tõi mulle sadamisse. Mulle saanud ta mitte midagi, nagu ma ei oleks üldse Kuubas olnud. Mitte midagi. Ei olnud pärimised. Ja kuna ta Agila Abduli jäi ka sinna, ma olen seda ära võtnud. 2019. 2019. Näete, selle kalendri autor on siin, Jaak. Mul on tegelikult... Tegi spetsiaalselt Kuuba kalendri. Viimane auto sul. Aga see on vana küll, aga ta on uut see on ka vana tegelikult, see on ka eelmise aasta oma. Eesti keeles. See on ka sinu oma. Jah. Aga mul on tegelikult niimoodi, et... Ta on elukutses fotograaf. Et ma võtsin kaasa selle vana kalendrit 23. aasta oma, et kui kellelgi on soovi, annan niisama, et kui ei ole kuskile mujal pane või peedikusse. Ai nii ei räägita. Mina soovin. Ja 12 aastal kehtivad kuupäevad jälle. Kui sul... Mul on selle esikaan on telefoni see esipilt on see. Aeg läheb nagu nii. Istuge sinna. Ikka annan niisama. Palju maksa. Siin me peame palju. Autopilt on nii ilus. Sina said pudel rummi, jah? Hõissas saa ja pudel rummi. Tead, mis see rummipudel maksis, jah? 1 rubel. Üks peeso. See sai väga paljudele saatus. Lugesin hiljuti ühte raamatut, kus vanaproua kirjutas oma elust.
ja ta ütles, et igaüks peaks midagi endast kirjutama, et meie järeltulevad põlved saaksid teada, kuidas meil läks. Ja nii ma siis mõtlesingi sügisel, et peaks ka midagi kirjutama, juhtunud on minul väga palju. Ja nii saigi üks raamat valmis, kus on minu elu juhtumised kõik kirjas. Siin olete teie kõik. See osa on alates lehekülg 56. Kõik te leiate ennast siit raamatust, kes kuidas on olemas, eks ole. Aga suures plaanis on see minu elu, jah. Nii et kui keegi tunneb veel huvi, siis laske siit ringi käia. Tahab endast kirjutada, siis esimesed 56 lehekülge peaks endast kirjutada. Esimesed 56 lehekülge ükskõik juba mida on minu noorus. Kui kellelegi väga meeldib, siis on seda võimalik soetada. Ma kõiki kinkida ei saa, aga hind on 10–15 euri. Võib-olla on siin paslik natukene paar sõna rääkida. Anname Toomasele sõna. Räägi, kuidas Kuuba täna elab. Oled kursis, sa ju kirjutad praegu ka veel igati ja kuidas see juhtus, et siis sellel nõuka ajal sa olid olid Ladina-Ameerika spetsialist, jah? Räägid? Nii, amigo Toomas Alatoru, por favor. Por favor. No ma kõigepealt tänan, et olen siia kutsutud ja kiidan teid selle eest, et ikkagi niisugune Kuuba grupp on olemas, kes on seal käinud, eks ole, saavad hiljem kokku. Ja omal ajal mina olin Kuubal, tähendab 79–80. Sattusin sinna ka tegelikult täiesti juhuslikult. Juhuslikult tänu sellele, et ma olin Moskvas seal mingitel täienduskursustel ja lihtsalt kõrval näen, käib üks hispaania keele õppimise grupp koos. Ja neid valmistati ette, siis 10 inimest valmistati ette Kuubale minekuks, ütleme siis niimoodi, meie mõistes kutsekoolide õppejõududeks. Ja seal oli mul lihtsalt naistuttav, selle sõber oli selles grupis ja siis ma paar korda käisin neis ja siis tuli välja, et minu hispaania keele tase on nende tasemel või isegi rohkem. Ja lühidalt öeldes lõpptulemus oli säärane, et nendest mitte keegi ei sõitnud. Sõitsin ainult mina. Ja hoopis teises linnis, sest nagu öeldakse, oli tarvis panna kuskil kaalutška, eks ole, kirja, et midagi on tehtud. Mind vormistati sinna gruppi, kuigi ma olin hoopis teises linnis Moskvas. Ja siis sattusin sinna ja sattusin koos Jüri Talvetiga. See oli tuntud kirjanik. Ja sattusime jällegi algul valesti selles mõttes, et võeti meid kui õppejõud ja siis paigutati ühte lukshotelli ja siis 2 päeva hiljem tuli korraldus, meid viidi hoopis kuhugi siis õppurite niisugusesse laagrisse ja seal oli jälle omamoodi unikaalne seis selles mõttes, et seal oli siis 12 Moskva ladviku last, kes olid välja koolitatud Itaaliasse minekuks. Kuna Itaaliasse minek jäi ära, siis kogu see kamp kupatati Kuubale. Ja siis meie Jüri Talvetiga kahekesi olime siis nagu nende juures ja siis me tutvusime seal veel oli Eestist 2 geoloogi ja siis tuntud inimestest oli Estonia selle dirigendi Kirill Raudsepa poeg oma kaksikutega. Tal oli 2 blondi poissi ja siis kui nad tänava peal oli, see kujutati ette, et kõik siis püüdsid nende päid muudega silitada ja see siis sellest, kuidas ma sinna sattusin, eks ole, omamoodi absoluutse juhuse tõttu, aga mina olen sündinud Rakveres ja kui nüüd algas see küüditamine, mis oli siin ka raamatutes ära märgitud 49, siis me olime nimekirjas. Aga minu ema sai teada, läks ära kodunt ja siis me jäime kohale. Muide, minu vanaema oli
kui minu vanaisa oli Vene-Jaapani sõjaveteran, ta langes seal vangi 1905 ja jaapanlannad putitasid ta üles. Ja siis kõige kihvtim maa juures oli see, et tema suri 47, aga vanema elas 69. aastani ja meid ei viidud tegelikult 49 aasta sellepärast, et tema vanaema oli niivõrd kange, ta hakkas riiendama ja ei lastud neid ära minna ja seal arvestati seda, et ta on siis Vene-Jaapani sõja veterani lesk ja tegelikult me tema sellest pensionist, kui need kõik hullemad aastad olid 50. algus ja ka 60. algus me elasime kõik, siis ma lihtsalt ostsin seda ajalehte ja hakkasin niimoodi õppima hispaania keelt. Sest siis ei olnud seal üldse hispaania keele kursus, ega mitte Tartu. Granma on ka täna veel. Tartu ülikoolis. Nii, ja siis niimoodi õppisin selle keele ära ja siis kui ma sattusin Moskvasse, siis tuli välja, et mu keel on tasemel. Pärast ma tegin Havannas ka veel keele kursused läbi, nii et mul on mitu diplomi selle kohta, et ma oskan hispaania keelt. Ja siis ma muidugi spetsialiseerusin Ladina-Ameerika revolutsiooniprotsessile. Ja seal niisugusele unikaalsele nähtusele, nagu seda on regionaalne revolutsiooniline situatsioon, sest seal, kui te ka praegu tähele panete, seal käivad sündmused mitmes riigis korraga. Ei ole nii, et üks riik on nüüd üks aasta, siis läheb 3 aastat mööda, see on teine ja siis on 3 ja nii edasi. Seal on terve grupp riike, korraga kas lähevad paremale või lähevad korraga vasakule. Ja vaat selle ühe revolutsiooni käigus, kus olid siis sündmused korraga lihtsalt Kolumbias, Peruus, Venezuelas, Kuubal ja Dominikaani vabariigis. Vaat sealt sündiski välja see Kuuba revolutsioon aastal 1959. Et see ei olnud mitte üksik sündmus, vaid see oli sündmus, mida valmistati mitmel territooriumil ette. Ja ka näiteks Castro mehed, nende põhilaagrid asusid tegelikult Venezuelas ja Mehhikos. Ja siis, kui Venezuelas revolutsioon oli juba võitnud, vaat siis sealt olid mehed kohale ja aitasid ka Castro seda revolutsiooni ära teha. Ja praegu on umbes analoogiline situatsioon. See on jälle siis punt parempoolsed ja punt vasakpoolsed ja kõige suurem madistamine käib praegu siis Venezuela pärast. See oli see vägede äratoomine Afganistanist, kus ta siis muutis, eks ole, Trumpi varasemat otsust ja kuidas nad ära tulid augustis 2021 kõik nägid pealt. Ja vaat see oli siis see kindel signaal Putinile, et Ameerika on nõrk. Mida ta tõepoolest on. Ja siis see teine nõrkus, mida ei taheta ka eriti rääkida, on see, et Ameerika viis ju jaanuaris 2022 oma saatkonna Kiievist ära. Ja tema järel viisid ära kõik teised NATO riigid, kaasa arvatud Eesti, aga Eestiga tuli niisugune unikaalne juhtum, et see meie toonane suursaadik, kes nüüd on siis Kaitseministeeriumi kantsler, see läks eelmisel õhtul sinna tagasi. Ja siis, kui see rünnak algas, tema oli kohal. Ja teine, kes oli kohal, oli Poola suursaadik. Aga kõik teised saatkonnad põhimõtteliselt reetsid ju Ukraina. Jaanuaris 2000 ukrainlastele need uued raketid Ataksõm. Siis oli ka tingimust, ei tohi nendega lasta Vene territooriumi pihta. Ja mida nüüd siis ukrainlased tegid? Nad lihtsalt läksid üle piiri. Ja vaadake nüüd millisel kuupäeval, millal nad seda tegid, mis selle ajal, täpselt selle ajal Ameerikas sündis. Ja meil peale Ameerika tähelepanu oli koondatud. Selle nädala teisipäev. Teil ei ole enam meeldegi. Tuletan meelde, et selle Kamala Harris valis endale asepresidenti. Ja kogu Ameerika tähelepanu oli sellel. Ja teine, kes tähelepanu ära tõmbas, oli muidugi Iisrael. Oma selle jamaga. Ja vaat säärases olukorras Ukraina liider Zelenski juut, aga ääretult nutikas juut, läks absoluutsele riskile. Eks ole, kellegi käest küsimata viis vähed üle piiri. Ja jääb lihtsalt oodata, millega see asi lõpeb. Aga Zelenski tegi niivõrd efektse käigu, et hoia ja keela. Ja nüüd nendest efektsetest käikudest nüüd tagasi selle Kuuba teema juurde tulles, siis see on ka võrreldav sellega, mida nüüd Zelenski praegu tegi. Kõiki mängureeglid rikkudes ta tegi niisuguse käigu. Ja kui me tuleme nüüd selle Kuuba kriisi juurde, tänu millele te üldse olete kõik sattunud Kuubale,
sõjaväelasena ma lihtsalt tuletan meelde, et millal Nõukogude Liit Ameerikast mööda pani, see oli siis aastal tegelikult 1957. Sest sellest kõige parem näide on see Sputnik, mis hakkas, eks ole, ümber maakera tiirutama. Aga sellega paralleelselt arendati välja kontinentide vahelised raketid. Eks ole, siit lased sinna. See oli aasta 1957-58. Ja vaat pärast seda, kui see sõjaline potentsiaal oli välja arendatud, tekkiski niisugune võimalus, et me saame kedagi toetada, kes meil on vajalik teispool maakera, kaasa arvatud Ameerika Ühendriikide. Castro tuli võimu, ta ei olnud kommunist. Ja nüüd on hakati neid kommuniste siit toppima, eks ole juurde, et võtta nad ka valitsuse koosseisu. Aga ta teadis, mis seltskonnaga on tegu. Ja seetõttu ta tegelikult tükk aega laveeris ja neid ei võtnud. Ja teine asi Castro puhul, mida ma tuletaks meelde, on see, et ta sai veebruaris 59 peaministriks. Ja esimene asi, mis ta tegi, ta sõitis Washingtoni. Ta oli seal 3 nädalat, nagu öeldakse, kaabu käes. Ta oli valmis ameeriklastega kokku leppima. Aga ameeriklast ei võtnud teda jutule. Ja kui siit nüüd natukene tagasi kerida, siis me jõuame Eisenhoweri aega. Eks ole, Eisenhower oli Ameerika president 1953 kuni 61. Ta oli kindral. Ja ta oli panaku kindralina president just siis, kui Ladina-Ameerikas igal pool olid võimul kindralid. Eks ole, Batista tegi ka ju enda kindraliks. Nicaraguas oli kindral. Paraguay's oli kindral. Dominikaanis oli generalissimus. Ja 1956. aastal, siis kui kogu see Kuuba kriis algab, 56. aastal toimus siis esimene Ladina-Ameerika ja Ameerika kontinendi riigipeade kokkusaamine, kus siis esinumber oli kindral Eisenhower. Ja siis ülejäänud Ameerika poolt oli kohal veel 12 kindralit. See oli kindralite kokkusaamine. See ajalugu on väga rikas ja palju juttu saab kindlasti, aga siin hakkab vist jah natukene. Üks küsimus hästi lühidalt. Millal Kuuba siis ärkab? Kas on lootust praegu? Hästi lühidalt. Praegune president Raul, kui neid enam ei ole. No teda ei ole, otsustab muidugi see teine mees, see Diaz Balart. Kes on ka tegelikult kaugelt sugulane Fidel Castro, selle kõige tuntuma naise suguvõsa. Nii pea ei juhtu midagi. Aga seal ei saagi midagi ja siin tähendab probleem on, milles nad on kõik ära harjunud selle, no ütleme selle vaesuses elamisega. Ja ma lihtsalt enda näite peal või enda põhjal toon ka niisuguse näite, et ma ütlesin, et ma sattusin sinna täiesti ootamatult. Aga kui ma läksin sinna, ma läksin siis teadustööd, doktoritööd kirjutama ja kui ma läksin raamatukogudesse, see oli 79. aastal, siis kõige värskem kirjandus, seal oli aastast 62. Ma olen 79, aga kirjandus 62 ja pärast seda mitte midagi. Et teil tekiks ettekujutus, meil on kõik praegu räägime sanktsioonid. Aga sanktsioonid ongi niimoodi, et lihtsalt midagi ei ole. Ja seetõttu mina võtsin seda enda viibimiskuubal lihtsalt kui puhkust. Ma sain aru, et mul ei ole midagi uurida. Mul ei ole midagi uurida, sõitsin lihtsalt terve saare läbi. Sellega ma tegelesin. Mina käisin seal 12 aastat tagasi turistina. Kõik on olemas. Mitte mingit puudust, mitte midagi. Aga kui kusagile külla satud, siis on vaeste vaja. Aga nad on õnnelikud. Siin on see teine fenomen, et neile tehti liiga ja vaat kui väike rahvas tunneb, et talle on liiga tehtud, ta hakkab vastu ja ta ei alistu. Ja see ongi see, et mida ameeriklased tegelikult alahindasid ja siin siis nüüd selle muutuse tõi alles president Obama, kes siis võttis need sanktsioonid maha. Aga siis läks korraku nii, et tuli võimule Trump ja Trump taastas kõik need keelud uuesti. See mees tuleb igast olukorrast välja, aga mida ma tahan
öelda lihtsalt, et vaadake, seal on mängus jällegi üks detail, jällegi mida ei räägita, see mängus on tegelikult see aatomilektrijaam Sutšas või kus ta asub. Sest üks asi, mida ei ole sellest Ukraina suure sõja algusest peale räägitud, on see, et venelased võtsid enda kontrolli alla kõik aatomilektrijaamad. Mitte juhuslikult nad ei läinud sinna Tšernobõli. Ka see võeti, eks ole, sealt nad tulid pärast ära. Aga nende käes on see Zaporižja aatomilektrijaam. Nii et ukrainlased on ta isegi siit poolt nagu jõudnud selle külje alla, aga see aatomilektrijaam on puhtalt venelaste käes. Ja nüüd ma ütleksin niimoodi, et mida ukrainlased tõesti võib-olla üritavad seal selle Kurski oblasti pinnal, on see, et saada samasugune aatomilektrijaam enda kätte. See valustab vist Lõuna-Venemaa. Ja see tähendab siis, siit avaneb see võimalus, eks ole, kaugelda, tingida. Aga jällegi nii huvitav, kui see ei pole, eks ole, selles üldse ei räägita. Praegu just rääkis. Praegu, nüüd on juba, eks ole. Sellest Kurskist midagi, praegu uudised ütlesid, et ei, see on juba 3 päeva. Aga ma veel kord juhin tähelepanu, et nad läksid sisse sel hetkel, kui Ameerika ei saanud midagi otsustada. Ameerika valis oma lase presidenti. Üks ukrainlane ütles, et Kurski peale läksime selle pärast, et sealt on kõige läheb tee Moskvasse. Ja no. Tule, oli kuskil. Oli. Tegelikult kaardi pealt vaatad, sealt on teid ka. Kuidagi jah, väikse. Aitäh, aga lähme. Ma kirjutasin esimese raamatut Vastu tahtmist võõral maal. Ja nii see ka oli, eks ole. Minu käest ei küsi mitte keegi. Kus sa lähed, viidi Kaliningradis laeva peale. Aga räägime sellest, kuidas sa laeva peale sattusid? Kuidas? Ma ei tea, ma teenisin 6-1 aasta Kaliningradi oblastis ja siis oli Balti riikide või mingi 25. aastapäev oli ja pidime sõitma paraadile. Ma sõitsin mootorrattaga ja pidime mootorrattaga sõitma paraadile. Ja siis küsiti, et kas mul välismaal sugulasi on. Ma ütlesin, et ei tea, ma vist ei ole. Ja 3 kuud hiljem aeti suur auto ette, suur veoauto. Ma kirjutan raamatus ka. Suur veoauto. Ja mind pandi sinna veoauto kasti. Oli septembri lõpp oli. Ja sealt hakkasime sõitma Kaliningradi. Poole tee peale autojuht peatus, ütles, et kuule, tule sooja, et siin on meil 3. koht ka. Ohvitser oli ka veel, ees istus. Ja siis ma sai sõita, sõitsime ja sinna Kaliningradi, seal pandi erariidesse ja see oli pilt oli selge ja näidati filmi Angolast ja Kuubast. See oli aasta 65. Ja siis oli meil valida, kas lähme nüüd siia või sinna. No ja kui laeva peale minek oli, siis oli teada, kuhu läheb. See lugu oli nii vist. Aga minu lugu oli kummalisem, tähendab. Olin ka Kaliningradis, ma ei mäleta, mis linnaosas seal või kuradi raja. Pervomaitski linnaosas. Ma ei tea, ma ei viitsin teid isegi uurida, sest mul oli täiesti, nagu öeldakse, poo ja hui injakeelselt. Ja siis... Ja lõpuks olin orkestris seal tähendab, aga mul ei olnud, ma pidin saksi mängima, aga saksi ei olnud sellel orkestril. Ja kui orkester proovi tegi, siis mina magasin ja siis kui oli vaheaeg, läksin suitsu tegema. Ja siis muidu ma harjutasin klarneti peal seal natuke ja siis meil oli armeelane, oli orkestrijuht ja tal oli vana Moskvitš, mis tahtis kogu aeg putitamist saada ja üks kuradi aldimängija, kes see oli ta mehaanik. Ja siis tuli kuradi soov, et orkestrisse Kuubal on vaja aldimängijat. Ja armeenlane oli muidugi püsti, kurat vihane raisk ja sina raisk magad siin hommikust õhtuni ja minu mehaanikud tahetakse, kurat. Sa lähed nüüd komisjoni ja ütled, et kurat, mida küsitakse, seda sa ka mängi. Sinust taheti lahti saada? Minust absoluutselt lahti saada. Ma läksin komisjoni, seal 3 kindelat istuvad kurat ja küsivad,
seda pilli mängib. Tak точно, tavaris generaal. Seda pilli mängib. Tak точно, tavaris generaal. Mul oli käsk antud, kurat. Ühe otsa pilet. Et ükskõik, mis kurat, mine pillist orelini, kurat. Kehra poiss. Vaata raamatust järgi. Kuidas? Vaata raamatust järgi. Ja raamatust vaata järgi. Kõik kirjas. Ja mul on kahtlus, et Saaremaa poiss Paul Kiiv ka. Paul Kiiv ka on lahkunud ja hiljuti alles. Aga ta on raamatust sees juba. Ma sain ta sinna kätte ja. Aga seisame korraks nende mälestuseks. Tere, mul on välja. Korrali venused. Me nüüd tapame kõik maha. Ta on hästi vihane. Ja ma olen aru saanud, et ukrainlane on üsna natsionalist. Kõva natsionalist, eks ole. Ja nad võitlevad oma riigi ja vabaduse eest ja... See on see, millest slaavlased aru ei saa. Kui Moskvasse jõuavad, siis on asi ühel Aga no, kuna Vene riik tekkis Ukrainast, siis ta tekkis ja Kiievis on see koht olemas, kus Vene riik tekkis. Oleks loogiline, üks alustab. Mis see suure poliitika ajamine käib. Ja enne ma tahtsin teie käest ka küsida, et me teate kõik ka, eks ole, ikkagi kategooriast nõukogude spetsialistid. Ukraina president Zelenski. No pane üks. Tema oli ka nõukogude spetsialisti poeg. Aga kus Zelenski elas? Kus Zelenski elas poisikesena? 4 aastat. Iisraelis. Võib-olla Moskvas. Tuli selle koha peale. Just Iisraelis. Mongoolias. Ossa. Ma ütlen, täna tuleb mulle Delfis lugu selle peale. Ja viimasel ajal on eks selle kokkusaamised. Putin, Xi Jinping ja siis Submonk või ehk Mongoolia liider. Te panete 3 riiki kokku. Venemaa, Mongoolia, Hiina. Näiliselt ebavõrdsus. Aga Mongol on kogu aeg mängus. See oli mul siin. Mongol on kogu aeg mängus. Ja siis minu versioon ongi selles, et sealt Zelenski, kes oli seal 4 aastat Mongolite hulga. Nii et ma nüüd toon ühe sellise näite, et mina olen ka nõukogude spetsialisti poeg. Sest et mul isa oli EPAs keemia õppejõud, hiljem Maaülikoolis. Ja siis on isegi meie majas Tammsaare tänavalt Tartust läks EPAst, läks Alžeeriasse, läks mitmeid õppejõudi. Kes andis keemiat, kes andis seal tugevusõpetust ja kes veel mida ja geodeesiat. Näiteks selle Laine Randjärve, Jänes Randjärve isa oli ka ta samal ajal seal, tema oli vist geoteet. Nii et need nõukogude spetsialiste oli seal üksjagu. Aga nüüd, kas seda saab nimetada orjanduseks selles mõttes, et see oli, me peame ikka vaatama asju kõiki kontekstis, kus me elasime. Võrreldus lääne inimesega loomulikult. Me palk oli 4 korda väiksem, lääne spetsialist sai umbes 4 korda rohkem raha kui nõukogude oma. Aga nõukogude inimesel oli siis niimoodi, et isal oli 60% palgast säilis, mis ta siin teenis, et pere saaks üleval peetud. Ja seal teenis ta 4 korda rohkem raha, kui ta sai siin. Ei tee meid kurvaks aastad, mis on läinud. Ka kuldne sügis meie jaoks on hea. Me oleme siin ilmas palju näinud. Ja ühte tõde igaüks meist hea. Nooreks jääda. Igavesti keegi meist ei saa. Aga hoida igas päevas elu rõõmu hinge noorust saab. On muresid meil ühes kergem kanda. Ka rõõmuseid siis jagada on hea. See tugev, kes tuge suudab anda. Ei hinge rikku
kullast häälevad. Meie sõprus luureks ruudub, kulub südamesse sõrega. On süüstanud kõrged kallad. Kurat ei tule meelde enam. Kurat ei tule nii. Lase edasi. Pane otsast pihta. Kui tuli on, kes suudab aastatele janna alla, sest igaüks meist ühte tõde seab. Nooreks jääda, igavesti keegi meist ei saa. Aga hoida igas päevas elu rõõmu hinge noorus saab. Aga hoida igas päevas elu rõõmu hinge noorus saab. Y es esta mi canción y mi verdad, solo tú y solo tú puedes tornar a mi soledad. Sé que la felicidad tu amor me traerá y es esta mi canción y mi verdad. Panitaks kuuba hümni ennast. Anti Poopola, Alaris Koossa. Sa oled siis hullem kui meie papagoi laulis Kuuba hümni. Targem kui mina, mitte vabalt targem kui mina. Noh, Papagoi mõistes. mis ainus niisugune on. Lendale palin, 1000 korda palun sind, lenda, lenda kaugele, sinna kus mu kallike. Viidal palju terviseid, ütle kallim saatis neid, saatis soojast südamest, armastuse õnne eest. Kui ta küsib, mis ma teen, ütle teda ootama jään, ootan viimset tunnini ja kui tarvis kauemgi, ootan viimse tunnini ja kui tarvis kauemgi.